Kuna on nii kevadine tunne, asja eest teist taga on mul täna kevadine tunne, siis ma arvasin, et seda tunnet ei peaks raisku laskma. Ma teen täna teise video veel ja ma loen nagu sellist varakevadist luuletust. Mõned varakevadised luuletused, neid on ka päris palju. Minu raamatus on see sellise pealkirja all nagu On urbade aeg, külm, karge, ent hele. Ja see ongi üsna ju see praegune aeg, veebruari lõpp, märtsi algus, kuidagi niimoodi sellel ajal see on. Ja ma loengi kevadluuletusi ja siis vaatab, mis edasi saab. Lumi lõhnab kevade järele. Nii ilus on olla ja oodata algust, teede lagunemist, jääkatte pragunemist, maapinna vabanemist, mahlade liikumist, urbade kiikumist, elu värele. Veel väriseb külmast ja ootusest, ülima lootusest. Armastus alustab vääramatul tungil, kõik on pungil, kõik sünnib uuesti. Elagu elu. Ja väike mõtisklus siin kõrval on selline. Kell on 6 ja juba on valge. Tulilaterna postides on kustunud, on täiesti vaikne. Taevas on sinakas all. Mulle meeldib see toon väga, jahe ja mahe. Kuigi ei saja, tundub ometi vihmane, sätib vihmale. Märtsi kellukesed on end pikaks kasvatanud. Algab suurte muutuste aeg. Elu kasvab läbi vaikuse. See algus, kui eriti midagi veel juhtunud pole, kuid õhus on aimdus, on seletamatult ilus. Ma ei taha midagi kiirendada. Ma tahan oodata väikeseid, vaikseid muutumisi, et jõuaks imetleda ja jääks ruumi ootusele. On gurmaanide aeg. Kõike on vähe, kuid kõik on hõrk. Varsti on lauad lookas ja siis algab tõeline pidu. Mulle meeldib seda oodata. See kõik on veel ees, isegi see ootamine. Ja veel varakevadest. On urbade aeg, külm, karge, ent hele. On urbade aeg, veel peidus, mis tuleb. Maa paotab end tasa ja avab siis süle. Ning korraga kõike on rohkelt ja üle. Nii õisi kui päikest ja päevade pikkust. Iga päevaga rohkem on kevade rikkust. Kõik vohab ja voogab, on pulmad ja sünd, ärganud maa ja esmane künd. Oi, mis ilus aeg meid on ju ees ootamas. Üks veel. Kevadel kasvavad ootused, tärkavad uued lootused. Surm sünnib eluks ja vanus ei loe. Iidvanal kasel on pungad ja soe. Päikese puudutus sulatab sooned, puuduvad piirid ja pooled ja jooned. Kõik tuksub elu ja õhk õhkab sooja. Päike saab troonile, tema on looja. Pööripäev väestab, kui mäletab märgata, uuele ringile rõõmuga ärgata. Ja lõpus saan ma aru, et see on kirjutatud ilmselt kevadisel pööripäeval. Kevad ei küsi, ta tuleb. Soojendab oma tiivad ühes päikselises nurgas ja keerutab nõnda, et märtsi kellukeste kübarad helisevad, äratades uinuva mulla. Kõikjal on äkitselt kevade lõhna. Inimeste ninad tõusevad päikese poole. Kaunid kanavarbad silmanurkades naeratavad inimesed ja seavad end ootele, valmistudes imeliseks müsteeriumiks kevadeks. Selle loen lõpetuseks. Minu ja kevade vahele keegi teine ei mahu. Toetan end seinanajale, sulen silmad
on õndsus ja rahu. Tunnetan päikese hellust, neelan ta soojust kui muld. Külmunud koorikustunde pole kaugel see ärkamistund. Pole hellemat päikese paitust märtsikuu päevade paid, kui kokku kogutud laigud, need täpid, mis ninale said. Ma armastan päikest ja valgust, seda suletud silmade malgust, kujutlust kaunist, uut algust. Minu ja kevade vahele mitte keegi teine ei mahu. See algus on meile kahele. Tean küll, neid suhteid tal sadu. Ja veel kevadisemaks läks see tunne, aga ma arvan, et nendest luuletustest on küll selleks korraks ja selle video tarvis. Midagi tahaks lõpetuseks veel öelda või võib-olla seda, et kui leidub inimesi, keda see kanal nagu kõnetab või nii, siis ma oleksin väga tänulik, kui te vajutaksite ka selle kanali tellimise nuppu. Seal all on lihtsalt see sõna tellige ja seda vajutades me võib-olla justkui meie energiat tasakaalustuvad ja mitte midagi see ei maksa mitte kellelegi. See on lihtsalt see, et kui ma midagi siia üles laen ja postitan, siis te näete seda kohe, see teave jõuab teieni. Ja ka minul on see suur asi, kui minu kanalit tellitakse. Et meie esivanemad tegelikult teadsid ka väga hästi, et selline tasakaal andmise ja saamise vahel on väga oluline, et see oleks paigas. Mitte kunagi mitte keegi ei võtnud midagi nagu ilma vastu andmata. No kassipojast anti kas või sukanõel. Ma ei tea, allikale viidi, kaapti hõbedat, kui võeti allikavett ja usuti ju kindlalt, et see kõik aitab. Mu kätte sattus see nagu lastele mõeldud raamat Pühapaigad looduses. Mari Ojasaare kirjutatud vist. Imeline raamat. Seal on nii ilusad pildid, sellise suure formaadiline. Võib-olla ma panen selle raamatu esikaane pildi siia, kui kellelgi on laps või lapselapsed. Võtke laps ülle, lapake seda raamatut. See on hästi. See looduse usk ja see tänulikkus on nii ilus inimestel alati olnud ja see on väga-väga oluline. Ma mäletan, et minu elus ma ei ole ka sugugi selline tavaline nagu kõik inimesed. Ma mäletan ka justkui ka, et kõike kuidagi peab võitlema ja saama ja mina ja kes on nagu parem või tugevam või kuidagi. Ja kõik selles natukene niisuguses võitlevas ja rassivas ja võistlevas maailmas unustad mingid väga-väga olulised asjad ära. Ja tänulikkus ka justkui nagu ma tundsin, et ma ei osanud olla tänulik nende asjade eest, mille eest võiks tänulik olla. Ja kui see tunne nagu tagasi tuli ja ma hakkasin läksin hommikul välja ja ma olin lihtsalt nii tänulik, et ma saan minna ja lähen ja istun autosse ja lähen tööle. Et tegelikult kujutage kõik, kes seda on teinud ja kes veel pole. Proovige, võtke, et ma olen tänulik. Ma olen hästi tänulik kõikide asjade eest, kõikide heade asjade eest, mis mu elus on. See energeetiliselt ta täiesti muudab piltid. Näete ka teisiti, räägite, kõnnite ja teised näevad ka, et te olete teisiti või teistmoodi. Ja tänulikkus on oluline. Jah, las täna lõpeb selle tänulikkusega. Ma olen nii tänulik kõigile, kes seda kanalit juhtuvad vaatama ja kes otsustavad, et nad jätkavad selle kanali vaatamist. Ja muidugi kõigile, kes seda kanalit tellivad, et ma olen nii tänulik. Ja teile kõike head ja praktiseerime kõiki neid häid asju. Ja järgmise korrani.